Tere taas! Rõõm teid kõiki näha ja täna toome teieni järjekordse huvitava auto, milleks on Quattroporte 4. Nagu on tavaks saanud, siis me lähme tagasi minevikku, et rääkida natuke auto ajaloost, et oleks parem mõista auto iseloomu. Ja siinkohal on natuke seekord asi keerulisem, kuna tegelikult on kaks autot, mis nii-öelda kandideeriksid selle auto eelkäijaks. Ja alustan sellest, et kui me läheme aastasse 1983, siis alates sellest hetkest oli saada Maserati valikus kaks sedaani. Üks oli suur ja lukslik Quattroporte V8 mootoriga ja teine oli väiksem mudel, biturbol põhinev 4-aukseline sedaan. Quattroporte 3 toeti aastatel 79–90 ja viimased 3 aastat kandis see mudel nime Royale, ehk siis auto oli tegelikult sama, aga ta oli eriti luksuslikult varustatud variant Quattroportest ja selliseid Royale nimelisi autosid toetis kokku 53 tükki ja kõik autosid kokku, kogu seda Quattroporte 3, sealhulgas Royalet, toeti kokku 2155 tükki. Kui teine mudel, väiksem mudel, tuli turule aastal 83, nagu mainisin, ja kandis nime 425. Tegu oli siis biturbo perekonna sedaankirjaga autoga, et biturbo ise tuli turule kupeena aastal 81 ja sedaankirja tuli turule 2 aastat hiljem aastal 83. Ja sedaankirjaga siis biturbo sai natuke pikema teljevahe, kui oli kupeekärraga mudelil. Ja esimene mudel, mis tuli turule aastal 23, kandis nime 425 ja tegelikult see tähendaski seda, et 4 ust ja 2 ja 5 tähendas seda, et auto oli 2,5 mootor. Ja korraga väike huvitav fakt, mida tegelikult kõik teavad, et mudel Quattroporte tähendabki tegelikult itaalia keeles Quattroporte ehk 4-aukseline. Kui tulles nüüd tagasi selle biturbo sedaani juurde, siis neid mudeleid oli päris mitu, et vastavalt sellele, et kui suur see mootor oli, palju oli klappe mootoril, kas see tegu oli facelifti järgse mudeliga või mitte, et neid mudeleid oli palju ja kokku toodeti neid mudeleid siis aastast 83 kuni 1994 ja tootmisarv oli 10 000 natuke peale. Aga asi lõpuks päädis sellega, et juba 89. aastal omandas Fiat 49% Maseratist ja 93. aastal ülejäänud 51% ehk siis oli täieõiguslik omanik. Ja jõuti järeldusele, et see väga keeruline lai mudeli valik tuleb koomale tõmmata. Biturbo perekonna mudelitega oli siis edasi, et oli siis tavaline mudel, kupeekärraga mudel, pikendatud teljevahega oli siis sedaankärraga mudel ja lühendatud teljevahega oli kabriolettmudel. Aga oli ka niimoodi, et sellel sedaankirjaga mudeli põhjal tehti ka kupeed 228 ja lühendatud kabriolett ehk Spideri mudeli põhjal tehti ka kupeemudel Cariffi. Ja kokku neid biturbo perekonna mudeleid toeti umbes 50 tükki. Nii, aga lähen tagasi selle juurde, et kui Fiat oli siis uus boss, omanik, et siis mõeldi, et kogu see mudeli valik tuleb tõmmata koomale. Ja plaan oli selline, et jäetakse järele üks kupee ja selleks sai siis Ghibli, tänapäeval nii-öelda Ghibli 2, kuna vanasti oli ka üks Ghibli ja nüüd hiljuti oli ka üks Ghibli. Ja tegu oli siis, ütleks niimoodi, et see oligi tegu kupee mudeliga biturbo perekonnast, aga lihtsalt seda moderniseeriti ja muudeti nii palju, et oleks müügikõlbulik 90-ndatel. Kabriolettmudeli tootmine üldse otsustati, et lõpetatakse ära ja oli plaan, et turul jääb ainult üks sedaankirjaga mudel. Lisaks oli valikus ka tollane tippmudel Chamal, mis oli ka väga lähedalt seotud nende biturbo mudelitega, aga erinevus oli see, et kui muidu biturbo mudelitel oli V6 mootor 2 turboga, siis Chamalil oli V8 mootor 2 turboga. Nii, aga tulles nüüd tagasi selle ühe sedaani juurde. Et mõte oli, et siis tuleb jätta turule üks sedaan, aga küsimus oli, milline sedaan. Et tegelikult oli ju Fiatil plaan, soov, et see sedaan võiks olla Quattroporte. Aga see tähendab seda, et kui oleks tulnud selline Quattroporte, nagu oli eelnevalt olnud, suur lukslik auto, siis oli selleks vaja eraldi põhja, mida Fiatil ei olnud. Variant 2 oleks võinud võib-olla taas elustada selle vana põhja, aga see ei tunnud ka hea idee. Variant 3, et luua eraldi uus põhi. Aga võttes arvesse, et neid Quattroporte 3 mudeleid tooti kokku, nagu mainisin, ainult 2155 tükki, siis oli võib-olla suht selge, et see ei ole võib-olla äriliselt kõige parem idee. Aga vaadati nüüd seda, et neid väiksemaid sedaane, mis siis põhiliselt biturbol,
et neid toeti kokku siis üle 10 000, 10 000 natuke peale, siis tundus, et see võiks olla pigem see tee, kuhu minna. Aga jälle oli see, et ei tahetud, et see auto oleks ainult nii-öelda siis uus 4-auksile variant sellest kiblist, mis jäi alles. Ja siis Fiatil tekkis suurepärane idee, et võib-olla teeks niisuguse hea kokteili 2 autost. Ja tulemus ongi see Quattroporte 4. Nimelt, et alustan sellest, et tegelikult see mudel ikkagi baseerub nii-öelda biturbol ja biturbo mudelitel, aga mis tal on tal niimoodi, et tal on võrreldes selle biturbo sedaankeraga mudelitega on sel autol veel nii-öelda pikem teljevahe, ehk tal on siis nii-öelda algsest biturbo põhjast pikendatud teljevahe, mida omakorda veel pikendati. Asi oli siis lihtsalt öeldes selline, et kui seda algset biturbo kupee põhja pikendati biturbo sedaankera jaoks, siis seda pikendatud põhja omakorda veel pikendati selle Quattroporte 4 jaoks. Ja ka tehnika võeti biturbolt, et autol olid samad mootorid, mida oli kasutati ka siis kiblil. Erinevus oli muidugi see, et kui kiblil oli saada ainult veekusmootorid, nii nagu vanasti olid saada biturbo-mudelitel, siis Quattroportele tuli ka, vist oli, kui me eksi 2 aastat pärast esitlust, tuli saada vale ka V8 mootor. Et sama mootor, mis on ka Maserati Chamalil. See on natuke midagi muudeti, aga üldiselt sama mootor. Ja lisaks siis sellele põhjale ja tehnikale, mis paljuski pärines siis biturbolt, kuid mis oli täitsa omanäoline uus, oli Quattroporte kere. Et autol anti uus disain, et kui vaadata lihtsalt neid vanemaid biturbo-mudeleid ja vaadata seda biturbo sedaani võrrelda kupeega, siis tegu oligi lihtsalt nagu 4-ukselise versiooniga antud kupeest. Esiosa oli sama, tagaosa oli sama. Aga Quattroporte 4 see täiesti uue kere, kuid loomulikult see üldine disaini iseloom ei samaks, et ikkagi sobiks nagu tollasesse mudeli valikusse, aga kujust oli täiesti uus. Ja mis kõige olulisem siis oli see, et ikkagi auto siin nimeks Quattroporte. Et siis oli olemas Quattroporte, mis nägi välja eriline, kuid samas tehnika ja suuresti ka platvorm pärineb ikkagi biturbolt. Ja mis siis lõpptulemus oli Quattroporte 4 puhul oligi see, et tegu on palju väiksema autoga, kui oli selle eelkäija Quattroporte 3 või siis selle järeltulija Quattroporte 5. Et kui need 2 autot olid seal enam-vähem 5-meetrised, siis Quattroporte 4 kogu pikkus on ainult 4,55 meetrit ehk suht kompaktne ja lisaks on ta ka suht kerge auto, et vastavalt sellele, mis mootor ja mis varustustel on selle auto tühikaal 1500 või kuni 1600 kilogrammi. Tulles nüüd selle kere juurde, siis mainin ära, et selle auto disainer on Marcello Candini. Et kindlasti paljudele meie vaatajatele väga tuttav nimi, ta on väga palju huvitatud autosi disaininud, sealhulgas Quattroporte 4. Üks võib-olla huvitav, väga isikupärane joon on see koopäär, mis võib-olla ka tuleb paljudel tuttav ette, sest näiteks samasugune disain on leitav ka esimese Countach puhul ja tegelikult ka juba meil jutust tulnud Maserati Chamalil. Ja teine väga huvitav sõna otseses mõttes disainijoon on see külgjoon, mis läheb nii-öelda ninast, liigub pärast, see läheb kõrgemaks. Ma näitan teile, et kui meil siin on praegu ta mul siin kuskil natuke üle põlve, siis siin on ta mul puusa kõrgusel. Ja kolmas asi, mida ma teile näitan huvitav, on see, et auto esiosa ja auto tagaosa on erineva laiusega. Ja nüüd on küsimus, paljud küsivad, et kas nüüd öelda, kas see disain on õnnestunud või mitte. Miks ma seda räägin, on see, et mulle see auto väga meeldib. Mulle see auto on väga alati meeldinud, ta on väga huvitav ja stiilne. Kuid ma tean inimesi, kes ütlevad, et see disain on kuidagi kentsakas, tagaosa kuidagi pontšakas. Et tegelikult okei, nendega ka tuleb võib-olla nõustuda tõesti, kui vaadata nüüd seda, eks ole, seda ruumi, mis meil on siit maapinnast koopääreni, see on peaaegu sama, mis meil on siin. Et kui nüüd mõni, kes on niisugune disainispets, ütleb, et need proportsioonid natuke paigast ära. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, miks see nii on, ma kordan veel, mulle see auto väga meeldib. Aga mul mingi hetk kuidagi tekkis, ma ei tea, kus mul tekkis selline pilt lõi ette,
niisugune auto, mis mulle meenutas natuke, niisugune auto, ma loodan, et keegi väga pahaks ei pane, meile väga palju nii-öelda seda niimoodi ei näita, aga see auto kannab nime ZAS 1103 Slavuta. Nii et me paneme selle pildiga üles, et see on muidugi pool naljaga, aga tõesti ma kuidagi tekkis mingisugune nende kahe auto vahel mingi äratundmisrõõm, kuigi loomulikult nad ei ole omavahel üldse seotud. Ja ma näitan ka ära, et see konkreetne mudel on evolutsioonne mudel ja mis see tähendab, on see, et nagu mainisin, et aasta 1993 läks Maserati Fiati omandusse ja Fiat andis siis aasta 1997 nii-öelda selle juhtimise üle Ferrarile ja Ferrari pani siis tehase ja tootmise pausile, kogu seda asja seal moderniseeriti ja samuti ka mudelit Quattroporte. Et kuigi siin visuaalselt ei ole väga näha erinevusi, aga väidetavalt olid päris palju detaile, mida muudeti või mis olid uued, aga mõtlen, neid ei ole näha. Ja need uued mudelid said siis nime Evolutsioone. Ja Evolutsioone mudelid siis toodeti aastast 1998 kuni lõpuni välja aastani 2001. Ja kokku toodeti Quattroporte 4 aastast 1994 kuni aastani 2001. Et nagu ikka, mulle meeldib ka rääkida sellest, et palju mingit autot kokku toodeti, kuid Quattroporte 4-ga on lugu natuke keeruline, kuna see info, mis ma olen aastate jooksul kokku kogunud, et mul on siis 3 erinevat allikat ja midagi kattub, aga mingis mõttes lähevad arvamused lahku. Kuid alustan sellest, et kui rääkida algsest ehk facelifti eelsest mudelist, siis siin on üksmeel. Et siis öeldakse, et 2-liitreid variante tehti 587 tükki, 2,8-liitreid variante 668 tükki ja 3,2-liitreid variante 415 tükki. Kuid keerulisem asi nüüd evolutsioone mudelitega. Et üks allikas väidab, et tehti ka 2-liitreid mudeleid. Ülejäänud 2 väidavad, et ei tehtud. Ma nüüd ise ei tea, kumb see õige on, minu teada ka ei tehtud, aga samas ma ei ole selles 100% kindel. Aga nüüd, kui vaadata neid tootmisarve, et siis esimene allikas väidab, et 2-liitreid mudeleid tehti kokku 200 tükki, 2,8-liitreid mudeleid 190 tükki ja 3,2-liitreid mudeleid 340 tükki. Teine allikas väidab, et siis tehti V6 mootoreid ainult 2,8-liitses versioonis ja neid tehti kokku 390 tükki. Kes nüüd tähelepanelik oli, võib-olla märkas, et kui eelmine allikas ütles, et neid V6 oli siis vastavalt 200 pluss 90 ehk kokku 390, siis see teine allikas väidab, et jah, et V6 mootoreid tehti küll kokku 390, aga et need olid kõik 2,8-liitrised. Aga üksmeel on selle osas, et 3,2-liitrised variante tehti kokku 340 tükki. Kuid kolmas allikas, see räägib hoopis erijuttu. Nimelt tema väidab küll seda, et V6 mootoriga variandid vaid 2,8-liitrised, kuid ta toob siinkohal välja ka nii-öelda manuaalid, automaadid eraldi ja manuaale tehti siis väidetavalt 241 tükki ja automaate 148. Ja kokku me saame siis 389 tükki ehk siis üks vähem, kui väitis teine allikas. Kuid kui nüüd vaadata neid V8 mootoreid, 3,2-liitrised mootoreid, siis seal on niimoodi, et siin on ka välja toodud manuaal versus automaat ja väidetavalt siis toodeti manuaale 258 tükki ja automaate 524 tükki, ehk siis kokku evolutsioone 3,2 variante 782 tükki. Nii et kui esimene ja teine allikas väidavad, et kokku tehti vaatamalt sellele, et kas siis oli see 2-liitre mootor või ei olnud 2-liitre mootor valikus ka evolutsioone puhul, siis kokku tehti neid Quattroporte 4 2400 tükki, kuid kolmas allikas väidab, et neid tehti kokku 2841 tükki. Et siis on nüüd, jah, et ütleme, et üldpilt väga palju ei muutu, on see nüüd 2400 tükki või 2841 tükki. Aga et ikkagi väike erinevus siin on, aga üldiselt me saame aru, et umbes 2500 autot, kas natuke rohkem või natuke vähem, et igal juhul on tegu väga haruldase autoga. Nagu alati ma näitan ära, mis on meil peidus mootorruumis, et tegu on siis 2 turboga V6 mootoriga. Ja Quattroporte 4 pakuti 3 mootorit, algus oli siis 2-liitrine V6 ja 2,8-liitrine V6.
ja natuke hiljem tuli ka valikusse 3,2 liitrine V8. Ja antud mudelis, nagu ütlesin, on 2,8 mootor ja 209 kilovatti, aga Newton-meetrit on kokku 422 ja see maksimumnäit tuleb juba kätte 3500 pöörde juures. Nii, et näitame ka ära, et milline näeb välja siis Quattroporte 4 seest. Et no, minu arust on tegu väga ägeda autoga. Siin on nagu väga hea kombinatsioon erinevatest materjalidest. Siin näiteks on seemisnahk, nahk, puit ja kõik on niimoodi väga-väga mõnusalt palju. Jätab niisuguse väga kalli ja eksklusiivse mulje. Et noh, loomulikult on kohati näha, et see auto on selline, kuidas ma nagu ütlengi, noh, käsitöö, aga see on tegelikult väga mõnus, et ta just on niisugune, pigem tekib selline niisugune, noh, ma ei oskagi öelda, kas soe tunne, aga see on näha, et kuidagi see auto on nagu armastusega kokku pandud, et kohati võib-olla mingi asi siin nii hästi istu, aga samas on tal niisugune, selles autol niisugune eriline aura, et mulle meeldib. Ja mis on ühe asja, ma toon ära, et kui ma rääkisin enne, et tegu on siis Evoluzione mudeliga, muidu üks selline suur muutus, nii-öelda suur muutus, et tegelikult ta ei ole suur muutus, aga võib-olla paljude jaoks on, sest see hakkab kohe silma, on see, et visuaalne muutus just nimelt on see, et kui eelnevalt olid Quattroporte 4-del ka biturbodel need legendaarsed kellad, ilusad kellad siin keskkonsooli armatuurlaua peal, siis Evoluzione mudelitel tuli uus selline väike digitaalne kell. Nüüd tekib küsimus paljudele, et oot, et ma ütlesin, et tegu on Evoluzione mudeliga, miks siin on selline vanakooli analoogkell. Siis põhjus väga lihtne, kuna tegu on Jaapani turumudeliga, siis teatud mudelitel pandi need vanemad kellad. Et oli siis võimalik, muidugi oleneb mudelist, eks ole, nagu ütlesin, tegu oli Jaapani turumudeliga ja mitte kõikidele nendele ei pandud, osadele seal pandi jah, see nii-öelda siis facelift-eelne kell. Nii et selles mõttes see auto on nagu väga äge, et on ühest küljest on Evoluzione mudel, aga samas on see üks väga oluline detail, kell on tal siin paigas. Ja ühe asja ma toon lihtsalt välja, et ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, ma ei oska ümber lükata ega kinnitada, aga väidetavalt näiteks need, mis siin uste peal on, kus on need aknalülitid, et need väidetavalt ei ole ehtsast puidust. Ma ei oska öelda, minu silm praegu ära ei seleta, et kas see nii on, aga nii mulle väideti, et paljud asjad on siin ehtsast puidust, aga need detailid ei pidavat olema, ei oska öelda, aga vastu väita sellele. Ja nagu ikka, alati ma poen ka taha istmele ja ütlen teile, kuidas siin sõita, istuda on ja oleks. Et ruumi tegelikult on, jalaruumi on, iste on suht okei, et noh, ma panen jalad natuke ettepoole, siis iste toetab suht hästi, aga ainuke asi, mul on muidugi praegu müts peas võin ära võtta, et mul muidugi pea käib vastu lage, et ütleme, et kui niisama istuda, on okei, aga kui tahaksin, ütleme, et siis kuidagi puhata või mõnusalt olla, siis muidugi pea käib vastu lage, nii et selles mõttes, et väga suur autoga tegu pole. Et nii, et ma teen korra ühe väikse vahepõike ja mainin ära ühe asja, et mis aitab natuke paremini mõista minu sidet selle autoga. Ja ma ei pea siinkohal silmas seda konkreetset Maseratit, mis meil siin on, vaid üldse 4. põlvkonna Quattroportet. Ja enne kui ma selle mainin selle pointi ära, et siis ma ütlen, et ma ei ole nagu mingi paabulind, kes üritab oma sulgedega uhkeldada, vaid lihtsalt, et see üldpilt oleks paremini arusaadav. Nii, kui ma nüüd välja jõuda tahan, on see, et ma olen siis sõitnud oma elus rohkem kui 1000 erineva autoga. Ja loomulikult on see kõik, see kogemus on mul siis kogunenud aastakümnete jooksul. Ja ma mainin ka ära, et ma ei tööta kuskil Toyota esinduses ja ma igapäevaselt ei sõida sealt tagumiselt parkimisplatsilt esinduse ette ja siis tagasi,
Corollade ja RAV4-dega, ei, sugugi mitte, vaid ikkagi ma räägin siinkohal erinevatest autodest, et lihtsalt aru saada, et mis ma toon ühe näite, et oletame näiteks vanemate BMW-de kontekstis, et ma siis ei pea silmas viit erinevat autot, ehk siis üks 320, teine 323, 320 ja nii edasi, vaid 5 erinevat autot tähendab ikkagi viit erinevat mudelit, ehk näiteks siis 320, M3, Z3, 528 ja 750. Ja ka need autod on, kuna mainisin korra siin, et Corollat ja RAV4, siis ma ütlen, et kui ma ei eksi, siis ma RAV4 roolis ei ole vist kunagi olnud ja olen küll sõitnud Corollaga, aga tegu oli ka Corolla DS-iga, et tegu oli ühe sportliku versiooniga Corollast, millel oli vist, kui ma õigesti mäletan, 40 kilovatti ja 190 hobujõudu. Nii et need autod on kõik olnud keskmisest nagu erilisemad ja näitena ma toon siit ära, et natuke seda üldpilt aru saades, kui ma hakkaksin kõiki neid autosid ette nüüd lugema, siis ma jääksingi seda siin vist tegema tundide viisi, võib-olla tunniga saaksin hakkama. Või võib-olla praegu natuke alahind ennast, võib-olla saab ka palju kiiremini. Aga et jah, natukegi aru saada, millest ma räägin, on see, et näiteks siis ma olen sõitnud kõikide Porsche 911 põlvkondadega ja alustades siis kõige vanemast kuni praeguse mudelini välja ja mõne põlvkonna puhul ka siis mitme erineva mudeliga, näiteks siis tavamudel, vabalt hingav ja lisaks siis turbomudel. Või näiteks kui me räägime siin, võtame S-klassi Mercedese, luksusauto, et siis kõikide S-klassi Mercedestega kõik põlvkonnad ja lisaks siis veel need põlvkonnad, millal veel S-klass ei olnud ametlikult S-klass, ehk siis esimene S-klass oli V116, aga olen sõitnud ka siis selle V116 eelkäija ja omakorda selle eelkäijaga. Ja nii nagu Porsche puhulgi, siis ka mitme põlvkonna puhul mitme erineva mudeliga, et näiteks V220 puhul V6 mootoriga variandid, V8 mootoriga variandid, V12 mootoriga variandid, ja näiteks V12 puhul siis algne vabalt hingav versioon, lisaks siis hilisem 2 turboga versioon, AMG versioonid ja nii edasi. Et ühesõnaga selline üsna laialdane kogemuste pagas. Aga miks ma seda üldse räägin, on see, et eks meil kõigil on ju niimoodi, et mingisugused asjad ja mingid sündmused jätavad meile erilise sellise mälestuse. Et on see siis mingi mõnus filmielamus, on see siis mingisugune laul, muusikapala või on see unustamatu tants koolidiskol oma kooliõega ja nii edasi. Ja tihti on see ka autodega, et mõne autoga sõidad ja siis see sõidukogemus on lihtsalt niivõrd emotsionaalne, et see jääb sulle meelde terveks eluks. Ja nii samamoodi on ka minul. Et kui ma esimest korda kokku puutusin Quattroporte 4-ga, et see oli tegelikult, kui ma ei eksi, aasta 2008, ehk siis mõni aasta juurde ja ehk siis peaaegu 20 aastat tagasi. Ja see konkreetne auto oli muidugi manuaalkastiga ja V8 mootoriga, aga jah, see sõidukogemus, et see oli mul siiamaani nagu meeles, et tõesti selle autoga oli nii mõnus sõita, et kui kõik oli seal nagu paigas. See mootor oli äge, see sõit oli äge, kõik oli nagu niisugune super tore. Ja kuigi igasuguseid muid huvitavad autosid on ka ju elu jooksul siin läbi käinud ja aga jah, et see on mulle nagu väga eredalt meelde jäänud, et isegi ma toon näite, et väga hea auto, E39 M5, väga hea auto, aga siiski see Quattroporte 4 on kuidagi rohkem minu südamesse nagu jäänud, et lihtsalt kui ma nüüd sellest autost teile räägin, et lihtsalt nagu natuke võib-olla lihtsam aru saada, et milline emotsiooni pagas mul on juba olemas sellise autoga, aga vaatame, et kuna see konkreetne auto nüüd on 2,8 V6, nagu ma olen maininud, lisaks ka automaatkast, et vaatame, kuidas selle autoga see on, aga lihtsalt selline huvitav vahemärge. Ja siin on ka siis olemas ka käigukastirežiimid, talverežiim ja sportrežiim. Ja ma ütlen, et see sportrežiim annab päris palju juurde, sest ta lubab autol hoida pöörded kõrgemal, nii et tuleb kasuks. Aga rääkides sellest vedustusest, siis ütleme niimoodi, et vahe on tuntav, aga selles mõttes, et sportrežiimi peal auto lihtsalt on vedustus sportlikum ja sobib paremini kurvisõiduks. Kuid komfortrežiimis loomulikult auto ei muutu mingiks ülipehmeks maanteelaevaks, kuid on selline väga mugav režiim, millega siis, ma ütleks nii öelda, igapäevast sõita, sest keegi see autoga igapäevast sõidab, vähemalt Eestis, aga selline ka mõnus lihtsalt niisugune kuulgemisrežiim. Aga nüüd rääkis sellest, et kuidas on siis Quattroporte 4-ga sõita, kes nüüd minu eellugu ära kuulas, minu varasemat kogemust sellise autoga on siis loomulikult see autoga hea sõita.
Noh, küll muidugi ütleme, et võrdluse mõttes tuleb öelda seda, et kui nüüd kõrvutada seda siis biturbo sedaankerega mudeliga, et siis noh, mis oli väiksem, kergem, et loomulikult see vanem biturbo sedaan on ikkagi vahetum ja krapsakam, aga ka noh, Quattroporte 4-ga on muidugi väga hea sõita, et noh, ta on ikkagi korralik, ütleks siis nii, et täismõõdus sportsedaan. Et teel püsib väga hästi, nagu tõin ka välja, et siin on võimalik ka vedustust seada, amordijäikust, nii et jah, et ei, väga mõnus auto, et nagu ikka ütlen, et kui vähegi võimalik pikemaid vahemaid läbida, võiks eelistada kõrvalmaanteid, et see on täpselt selline keskkond, kuhu Quattroporte 4 suurepäraselt sobib. Küll ma ütlen nüüd seda, et kuna antud auto automaatkastiga, siis minu jaoks on niimoodi, et ma saaks mingit autot täiel rinnal nautida. No muidugi oleneb autost, et kui see on ikkagi mingi super pehme lukssedaan, eks ole, millega ma sõidangi mööda sirget maanteed näiteks, siis ei ole ju vahet, eks ole, seda enam, et kiirus on võib-olla pandud püsikiirushoidabil paika. Aga kui tahta ikkagi nagu tempokamat sõitu, siis minu jaoks on ikkagi oluline, et auto teeb täpselt seda, mida ma tahan ja täpselt siis, kui ma tahan. Ehk siis põhimõtteliselt jõuan nüüd selleni, et autol võiks ikkagi olla manuaalkast ja mitte ainult sel autol, vaid üldse ikkagi sportlikel autodel. Aga vaatame sellele, et tegelikult see automaatkast toimetab hästi, et kui valida sportrežiim, see tegelikult hoiab üsna kaua käiku, et laseb pöörded päris kõrgele, nii et jaa, täitsa hea sõita. Ja muide, mis mind ennast üllatas, on auto kiirendus. Et mul on ka üks vanem auto motorsport test, vaatasin, leidsin kodus. Ja seal on siis autot testitud, millel oli siis, tegu oli küll facelift TC mudeliga, mitte evolutsiooniga, aga mootor oli sama, 2,8 V6 ja oli ka automaatkastiga ja kiirendusaeg oli 6,6 sekundit 100-ni. Mis on päris hea, aga tegelikult tunde järgi ta on veel kiirem, et ütleme, et kui me selle autoga ikka koha pealt minna, see on ikkagi väga-väga jõuline, et selles mõttes, et mootoril ikkagi jaks on, vaatame sellele, et siin on tema partneriks automaatkast. Nii et väga-väga mõnus sõidukogemus taaskord. Ja evolutsioone mudelid siis toodeti aastast 1998 kuni lõpuni välja aastani 2001 ja kokku toodeti siis Quattroporte 4 aastast ja kokku toodeti siis Quattroporte 4 aastast 1994 kuni aastani ja kokku toodeti Quattroporte 4 aastast 1994 kuni aastani 2001. Kahe turboga? Ütlesime kahe turboga, ei olnud või? Ma ei kuulanud. Ma ei tea, ei olnud või? Ma ei kuule. Okei, kui ma lähen biturbat siis.